selle Uundiago Kuusiku selle Pärna loo ära. Vabandust. Minu vanaema käis Joondult, Joondu külast, siit Uueküla kõrval. See inimeste jalgtee, käimise tee oli üle Uundiago Kuusiku, otse üle nende söötide Ilumäele, kuna tema käis oma tütart Ilumäel vaatamas, see on siis minu ema. Ja millalgi ta siis tõi korviga, pidi sinna Ilumäele minu kodu siis Vanapersse tooma suure kuke. Suure kuke ja seal Uundiago Kuusiku kõrval seal just lõppes koppel ära, seal oli Kopli aed oli ja võib-olla läbi ajamulku pugemisega või seal korvil tuli see kate lahti ja kukk lipstas sealt välja ja ronis sinna, see oli tollal juba suur Pärnu. Ronis muidugi suure rõõmuga sinna Pärna puu otsa ja ütles, et jumal, küll ma olin kimbus, kui ta seal kuke sealt siis kätte sai, seda lugu ma ei tea, aga et see Pärn, imelikult, et kuidas see Pärn oli selle äärmiselt, see oli kõige kõrgem nagu paeala ja seal, et ta siis nimetus oli see Uundiago Kuusik. Uundiago Kuusik ja hiljem lubjapõletusahi. Et kuidas see Pärn üldse niisuguse koha peal kasvama pandi või hakkas, kuidas öelda seda õige on tõlgendus. Et vot see on siiamaani aru saamata natuke, tähendab. Seal pidi olema mingisugune, kas väike või suur, mingisugune inimese asundus või oli ta siis, ütleme, kuna see oli, kus paasi võeti, ka ilmselt see oli, et see nimetus, see oli siis hundi püüdmise auk, vanasti püüdi ju auguga hunte. Et sellest ta muidugi sai oma nimetuse. Aga kas oli seal mingisugune väikene, et see on ainult oletus, väikene elamise hoone, et see võis niimoodi olla, et puu hakkab kasvama seal sellel nii, kuidas öelda, vaesel maaboniteediga maalapil, et see nagu võtab mõtlema, et kuidas see sai niimoodi olla. Aga mingisugust niisugust, seda mina pole lihtsalt kuulnud midagi, kas oli tema ohverduse koht või seda ma lihtsalt ei tea. Ma lihtsalt ei tea, muidu ma valetsema ei taha hakata, mis ma asja. See on nagu sellest. Ja ma selle kohta rohkem ei. Aga ainult ma ühe asja võiksin veel öelda, kuna siit on nimetanud, see on need kõik ligisti, kui natuke Ilumäe poole tulla. Sellest ma millestki ka jälle vist rääkisin, et selle Kotkemäe all on see vanal Rootsi kaardi peal on see, pidi olema Kuristu või, kus vesi läks pae vahelt selle suure, see on kõik suur paeplatoo ju siin nende külade vahel. Sealt selle nõgust vesi läks alla, jooksis alla. Isegi ma olen paar korda seda vahet, seal Kotkemäe, selle Ausamäe koha peal, isegi traktoriga olen läinud sinna auku vajut, üle muidu paeplatoo ja äkki traktoriga vajut, nagu öelda, tümasse.
et see on tõesti olemas, see pidi vana Rootsi kaardi peal pidi olema märgitud, aga et see hiljem on see no jooksnud Z on täis jooksnud. See on selle koha pealt kõik.